Et neid tublisid on kindlasti veel poole rohkem, aga nagu teate, aega on ikka väga vähe, et rohkemaga me siis täna rääkida ei saa. Aga hästi kiire ring nüüd selles osas, et kes te olete ja mida te peate kõige tähtsamaks selles. Hallo? Ja. Mina olen siis Eda Mölder Eluliinist ja ma eeldan, et Reet tahab kuulda midagi seksuaalse ekspluateerimise ja inimkaubanduse kohta. Siis ma ütlen, et kõige suurem muutus tõenäoliselt on see, et meie karistusseadustik muutus 2012 aastal, kus naistega kaubitsemine muutus isikuvastaseks kuriteoks. Et sinnamaani ta oli nagu avaliku korra rikkumine. Et kui ma müün naist seksuaalsel eesmärgil last, siis me rikkusime avalikku korda, me ei teinud isikuvastast kuritegu. Et see oli tohutu paradigma muutus. Jah, Eluliinist Tallinnast, aga tegeleme me siis prostitutsiooni kaasatud naistega meie muude kõikide projektide kõrval pluss inimkaubanduse ohvritega ja ma arvan, et nüüd meil on uus väljakutse, et eelmine aasta oli meie varjupaigas 55 inimkaubanduse ohvrit 3. riikidest, nii et Eesti on muutunud nüüd sihtriigiks. Ja umbes 1/3 naisi, kes on Eestis prostitutsioonis, on 3. riikide kodanikud, kelle ekspluateerimine toimub Eestis. Allo, jaa. Nüüd ma hoopis annan järje Pillele, kes peaks rääkima meie rahvusvahelisest tasandist. Ja? Siin on, kas mind kuulab, jah? Siin on see loterii, et kes esimesena räägib. Tervist, mina olen Pille Tsopagan, Naiste tugi- ja teabekeskus MTÜ juht ja Euroopa naised vägivalla vastu siis sellel aastal asepresident, eelmine aasta president. Ja jah, naistevastane vägivald ja perevägivalla ohvrid on meie põhiteema siis nii Eestis kui Veivis. Ja, aga mis see Veiv on ja mis seal tehakse? See oli see mõte. Jaa. Euroopa naised vägivalla vastu on võrgustik, mille liikmed on 49 riigis ja 158 organisatsiooni seal on. Need on rohujuure tasandi organisatsioonid ja Veiv ise on siis tegelikult ainus Euroopa võrgustik, mis otseselt ja ainsana siis töötab naistevastase vägivalla ohvrite aitamise, esindamise ja nende elu parandamisega. Teised võrgustikud teevad seda kui ühte osa oma tööst, aga meie jaoks on see põhitöö. Eurooppas ja tegelikult mitte siis ainult Euroopa Liidus, vaid 49 riiki, see tähendab ka kaasnevad, et need riigid. Nii, siis veel keskustest ja siis Marju, vaatan otse, Margo. See töötab, jah. Mina olen Margo Orupõld ja Pärnu naiste tugikeskusest, et tegelen selle lähisuhtevägivalla teemaga juba 10. aasta. Ja kui tulles Reeda küsimuse juurde, siis meie oleme, mille üle meie oleme hästi uhked, mis on Eesti ühiskonnas tulnud välja, on see, et me räägime avalikult sellest teemast ja me julgeme ja meil on juba mingid dialoogid ikkagi lähisuhtevägivalla teemal ühiskonnas ja me oleme toonud välja need samad sihtgrupi esindajad, naised, kes räägivad oma nime ja näoga, et kui Kristiina ütleski enne, et see ei ole anonüümne teema, see ei ole kuskil kaugel, need inimesed on meie keskel ja need on inimesed, kes julgevad rääkida ebamugavatel teemadel. Et minu meelest on see juba suur saavutus Eesti inimeste jaoks. Kas anname vahepeal sõna Mare Aabnerile, kes on juba ootel? No ma võin rääkida küll, aga päris pikalt ma ei saa, ma saan aru. Mul on olemas ettekanne, millega ma olen juba esinenud isegi. Tähendab, viimased aastad on näidanud seda, et tegelikult
see soopõhine teadlikkus kasvab ka puuetega inimeste seas ja see on tänu sellele, et ma olen hakanud koos oma liiduga, ma olen Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu juhatuse või tegevjuht, siiamaani vabatahtlik rohkem, sellepärast et selle väikese raha eest ei tahaks keegi töötada minu asemel, aga ma ikkagi ajan seda asja, sest see on mulle väga südamelähedane. Nii, ja mis ma räägin seda, et tegelikult on väga palju muutunud meie siin elus ka puuetega inimeste seas. Te teate töövõimereformist kindlasti väga palju, te teate ka sellest, et ka meie käime EPI-koja näiteks erinevates EPI-koja organisatsioonides, käime esinemas sellisel teemal nagu sooline võrdõiguslikkus, siis me teeme ka selliseid üritusi nagu omavahelisi kokkusaamisi, kus ka täpselt samuti selgitatakse, et mis tegelikult on see sooline võrdõiguslikkus, sest kui ma alustasin, siis oli ainult naiste teema see ei olnud ei meeste ega teiste inimeste teema, võib-olla ka mitte puuetega inimeste teema. Aga sellest ajast, kui ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve sai õiguskantsleri alla, sellest ajast alustasime ka seda tegevust, et näidata seda soolisi aspekte ka puuetega inimeste osas. Ja teeme tööd Sotsiaalkindlustusametiga, kuna needsamad naiste tugi- ja teabekeskused on ju tegelikult on ka Sotsiaalministeeriumi hoole all, nii nagu ma aru sain, ja sealt oleme saanud ka numbreid, selliseid numbreid, mida võiks täiesti avalikustada, et 2019. aastal kasutas naiste tugikeskuste teenust Eestis kokku 177 puudega naist. See tähendab kuskil 8%. Ja maakondade lõikes on jagunemine on täpselt samuti mul täiesti olemas, aga ma ei tea, kas te näete, kui ma teile niimoodi näitan. Siin on kohe olemas graafik, et kõige rohkem on muide tulnud välja, et Jõgevamaal on üsna palju, Harjumaal on üsna palju, Jõgeval on 30%, Harjumaal 41%. Nii Saaremaal, Tartumaal ja minu enda soov ongi, et tegelikult me peaksimegi sellist statistikat tegema ka pidevalt. Iga aasta kohta ma sooviksin teada, meie oma liiduga sooviksime teada, et kui palju nendest naiste tugikeskuste poole on pöördunud ka puuetega naised. Kuna me teame ka seda, et ligipääs on tegelikult väga raske kõikidele puuetega naistele, erivajadustega naistele, sest me peame arvestama seda, et meie seas on nii pimedaid, kurte, liikumispuudelisi ja kuidas me tuleme toime just nende naistega, kui nemad vajavad abi. Et see on minu poolt kõige rohkem. Võib-olla aitab või? Aitab, jah, esialgu aitab. Ja nüüd on meil Hanna-Liisa, kellel on ohvriabis täiesti eriline valdkond. Ja tere, mina olen Hanna-Liisa Uusmaa, olen sotsioloog ja viimased 2 aastat pühendunud ka lähisuhtevägivalla teemadele Sotsiaalkindlustusametis, ohvriabi ja ennetusteenuste osakond ametlikult ja juhin kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ekspertgruppide süsteemi Eestis. Et kõrge risk viitab otsesele elu ohule, elu kaotamise ohule ja rasketele tervisekahjustustele. Ja lisaks kinnitan kõike seda, mida on öeldud, mida mina väärtustan ka väga ja näen, et on toimunud suured muutused ja edusammud tänu nendele ilmasammastele, kes mu siin vasakul käel istuvad.
ja oma teema kontekstis saab uhkust tunda selle üle kindlasti, et me oleme ohvriabisüsteemi kontekstis liikumas riskipõhisele tegevusele, ehk siis me hindame vägivalla riski ja ühel päeval, kui see hästi üle Eesti välja tuleb, siis loodetavasti suudame pakkuda vast siis sellele kannatanu profiilile sobivat teenust, abi, kaitset nii sotsiaalvaldkonnas, õigusruumis, kuni kohtuni välja ja sealhulgas ka vägivallatsejale sobivad ja profiilile vastavad karistused ja ka toetusprogrammid. Ja saabki siis rõõmustada, et täna on Eesti eelmise aasta lõpu seisuga siis kaetud ekspertrühmadega, mis on võrgustikupõhised, et jah, lähisuhtevägivalla küsimusi ei saa ükski ametkond üksi korraldada ja lahendada, rääkimata veel kõrge riskiga juhtumitest, mis ongi tihtipeale lahendamatud, kuid mitte alati. Et meil on igas Eesti piirkonnas töörühm, kuhu kuulub siis ohvriabi, politsei, prokuratuur, naiste tugikeskused, kohalik omavalitsus, kohati isegi ka meditsiin, töötukassa, vahel ka haridus, kes käib igakuiselt koos ja lahendab neid piirkonna kõrge riskiga juhtumeid. Et see on suur samm, ma arvan. Jaa, et seda ei oleks osanud isegi ette kujutada võib-olla 25 aastat tagasi. Et see kõik nagu võrgustikuna juba nagu vähemalt, kas ta igal pool hästi töötab, ma ei julge väita, aga et see on kõik läbi mõeldud juba. Ma arvan, me harjutame veel, aga ma arvan, et meil on häid tulemusi, aga kõik ei saa muutuda ju üleöö, on ju. Aga samas me plaanisime, et Eestis võiks olla 10 piirkonda 2021 aastaks, kes seda mudelit, Maraki mudelit, mis kõrge riskiga siis tegeleb ja mida Ühendkuningriigid ja soomlased nii-öelda üleriiklikult ka kasutavad, et võiks olla 10 piirkonda Eestis, kes on seda mudelit katsetanud 2021 aasta seisuga ja täna oleme me ikkagi sellises seisus, kus kogu Eesti ja mõnes piirkonnas isegi kuni 3 Maraki on olemas ja palju aastaid varem ja meiega teevad koostööd Politsei- ja Piirivalveamet ja prokuratuur on viimasel ajal väga jõuliselt nagu kaasa astunud, ja sügisel hakkame vaikselt kohtuga Mannatera suuruseid samme tegema, et selles mõttes lahedad asjad juhtuvad. Ja siis ma saan aru, et see teine pool, mis ma nüüd küsin, et ongi sul juba vastatud peaaegu, et mis hakkab juhtuma ja mida on vaja teha. Aga ma küsin ülejäänud ringilt, et mis nüüd oleks siis üks niisugune väga oluline asi, mida peaks kindlasti lähiajal või ära tegema või ette võtma. Et Pille, mis sa arvad? No Annaliis alustas, et kohtutega me oleme hädas, aga me oleme ka üldise selle ikkagi ohvrite kaitsega hädas, et eile õhtul või eile päeval ma tulin Tallinna, sain kokku ühe noore daamiga, kellega me kohtusime 8 aastat tagasi, tuli ta meile varjupaika oma imikuga. Täna ta sõitis Tartusse oma endise mehe järgmist naist aitama, kes siis on samamoodi väga tugevalt vägivalla ohver, nad on lahus. Kohtunik sundis nad perelepitusse, mees on karistatud, nii et mehel on tingimisi karistus selle vägivalla eest. Naine käis ilusasti 2 korda lepituses, mees õnneks saatis pikalt, ütles, et teie ajage ise oma vahtu, mina rohkem ei tule. Ja nüüd on laps on mehe juures kinni, naisele ta tagasi ei anna seda last. Nii et kogu see kohtu- ja järelevalvesüsteem, et täna käisid nad lastekaitses ja lastekaitse ütles, et aga meie ka midagi teha ei saa, et määrus on ja politsei käis seal ja aga et laps on ju isa juures ja see on lapse isa ja mida sa teed? Mitte midagi. Et see süsteem tegelikult, see, mida ka Kristiina ütles, et kõigil on ju hea tahe olemas, aga nendel iga üksiku juhtumi puhul võib tekkida olukord, kus ongi see, et me ei kaitse ei last ega naist ja see on, ja me räägime 1 mehe 2 ohvrist. Nii, ja Margo, kas
Ma jätkan siit, et enne kui asi kohtusse jõuab, peab see naine kohtuma mitme ametnikuga. Et me oleme seda asja koos Pille ja kõigi teistega juba ajanud siin aegade algusest vist, et see esmatasandil spetsialist peab olema teadlik, mitte nüüd kõigest lähisuhtevägivalla teema nüanssidest, aga ta peab vähemalt teadma, kuidas see toimib, miks käitub tema laua taga mees nii ja naine naa. Et kui need esmatasandi spetsialistid oskaksid asju õieti hinnata, kui nad julgevad võtta vastutuse, et see, mis ta kirja paneb, sellel on tagajärjed, et siis võib-olla kõik asjad ei pea ka kohtus nii kaua venima, et see esmatasandi spetsialistide koolitamine ja teadlikkuse tõstmine, see on üks oluliseid asju, sest kõik ametnikud esitavad pabereid ja see paber peab olema selline, et ta ei pea olema alati naise poole kaldu, aga ta peab olema aus ja julge. Et selles suhtes peab neid koolitama, et nad saaksid aru, mis teemaga tegemist on ja miks käitub inimene niimoodi. Nii, kas Mare on meil ka veel? Ja olen küll. Kas sul on üks hästi kiire repliik ka selle kohta, mida peaks puuetega naiste puhul tegema? Teate, mina näen seda asja, et tegelikult kui meil ei võeta erakondade üleselt neid asju, neid probleeme, siis me jäämegi kogu aeg võitlema selle nimel, sest tegelikult meie toetused ja abid väga palju sõltuvad just nendest erakondadest, mis on just valitsemas, eks ole. Ja ma näen seda, et me ainult ootame, aga äkki on ja tõesti niimoodi vaja, et mitte nõndanimetatud mitte puuetega inimesed läheneksid rohkem puuetega inimestele ja julgustaksid neid, küsiksid, mis on probleem, et kuidas me saame aidata lahendada. Igal juhul see on mul kindlasti kirjas ja siis mul on enda selline tunne, et on rohkem tulnud inimesi, kes on vaimse tervisega hädas. Ja tänu nähtavasti sellele koroonaviirusele ja neid tuleks kindlasti ka jälgida, sest sellest samast vägivallast võib kasvada potentsiaalsed puuetega inimesed, eks ole, kes vajavad hiljem suurt abi just riigi poolt. Nii, aitäh. Ja siis ma usun küll, et see vaimse tervise küsimus on tugevasti päevakorral, aga seda? Kui me räägime nüüd seksuaalsest ekspluateerimisest ja inimkaubandusest, siis mina näen praegu ainukest ühte ja kindlat suunda on see, et ikkagi muuta karistatavaks seksi ostmine. Meil on sees kolmandate riikide kodanikud, keda siin ekspluateeritakse. Organiseeritud kuritegevus, X-riigi kuritegevus viib meilt siin suures koguses raha välja, halli raha. Ja täna hommikul oli mul kohtumine niisugune eravestlused politseinikega ja meil oli küsimus, et millal hakatakse meile tooma sisse kolmandate riikide alaealisi seksuaalseks ekspluateerimiseks. Et siiani, mida me Eluliinis oleme prognoosinud ja trende uurinud, on kõik täppi läinud. Nüüd küsimus on, et tahaks, et need asjad täppi ei läheks, et vahel võiks mõni asi ära jääda. Ja seksiostu keelustamine siin, kuidas see võiks toimuda, mismoodi, see on nagu ise küsimus, aga meil tuleks tegelikult suruda see valdkond vähemaks ja me peaksime teadma, et põhjus, miks naised on prostitutsioonis, on tegelikult vägivald, mida nad on tundnud lapseeas. See on seksuaalne vägivald või füüsiline vaimne vägivald. Ja me Eestis olime jõudnud väga heasse positsiooni, et puuetega naiste ühendusega tegime 2017 juhendmaterjali, et kuidas puuetega naisi ja puuetega inimesi inimkaubandusest eemal hoida ja arvasime, et nüüd me oleme nagu või sees, et me juba tegeleme väga niisuguste täpsete ja toredate asjadega ja eelmine aasta tuli meile laviin peale, kus me peame absoluutselt jälle tegema nagu teistsuguseid asju. Aitäh. Seksiostu keelustamine on meil naisuurimus
ja teabekeskuses olnud ka pikalt päevakorral, aga mitte viimastel aastatel, sest tundus, et saame ilma selleta hakkama, aga nüüd keerab asi jälle uuesti tõsisemaks ja ilmselt peaksime mõtlema, mis seisukord siis praegu on, mis meetmeid võiks siis kasutusele võtta, sest meil on nüüd Põhjamaade erinevad kogemused, kõigil riikidel vist Põhjamaades on ju see pisut küll erineval kujul, aga ja see keelustamine olemas. Et mis siis oleks Eestis kõige otstarbekam? Jah. Peaks mõtlema, kes on meil seksiostjad, et ühed on Eesti riigi elanikud, meie kodanikud ja teised on kahjuks meil ka sisserändajad, see tähendab, kas nad on Põhjamaade turistid või kolmandate riikide töötajad, siis kahjuks tuleb ütelda, et kui Põhjamaade turistid on enam-vähem puhtad ja pestud ja mitte nii väga vägivaldsed, siis kolmandate riikide kodanikud, kes tulevad siia lihttööle, on vägivaldsed, šantažeerivad, ähvardavad ja nii edasi, et meile on tulnud sisse ka normaliseeritus selles osas, kuidas seksi ostetakse ja müüakse. Ja naised, kes on tulnud kolmandatest riikides, ütlevad, et see on ju täitsa normaalne, et kui ma olen prostitutsioonis, siis mind alastatakse, ahistatakse, vägistatakse, alandatakse, sõimatakse ja nii edasi. Eestis meil oli see seis praegu, et kui ostetakse seksi ja müüakse ja see ei ole nagu keelatud, siis vägivalda ei peaks kasutama, et politsei on teinud tööd. Aga nüüd meil on vägivalla tase hakanud järsult tõusma. Nii, ja nüüd siis, aga kuidas siis saaks selle kohtute süsteemi ja kas ainult koolitused on need, mis? Ja ma arvan, et Pille ja Margo on omajagu tööd teinud ja nemad on läinud selles mõttes otse põllule kohtunikeni ja kohtutesse ja ilmselt selline otse põllule minek ongi tohutult efektiivne Eestis, et meie privileeg on see, et Eesti on väike ja inimesteni jõuda põhimõtteliselt on reaalne ja seadusi kirjutab ka käputäis inimesi kokkuvõttes ja mulle meeldis Karin Talviste tagasiside, kes siis kureerib Riigiprokuratuuris lähisuhtevägivalla teemas, et Eesti on lihtsalt nii väike, et tõesti meil on võimalik vahel ka seadusi muuta erinevalt paljudest teistest Euroopa Liidu riikidest. Et selline, mitte et see lihtne oleks, aga selline vähemalt hoiak on julgustav, kui su kolleeg seda ütleb. Meie kõrge riski kontekstis püüame läheneda nii, et kaardistame suve jooksul koostöös Praxisega ja Mari-Liis Sepperi eestvedamisel siis ka Praxise poole pealt Euroopa head praktikad lähisuhtevägivalla eeskätt kõrge riski tundlike kohtusüsteemide kohta ja arutame siis sügisel koos kohtunikega ja marakkidega, mida oleks põhjust Eestisse üle võtta ja kui me seda ei tee, siis miks me seda ei tee, et kas siin taga on hoiakud või seadused. Et viimasel ajal ka on Riigiprokuratuur näiteks tulnud välja sõnumitega, et meil seadus ju võimaldab üsnagi paljut, mida me täna hoiakute tõttu ei tee, et näiteks kõrge riski puhul oli siin aktuaalne küsimus lähenemiskeeld, et tegelikult ei pea kannatanu ja vägivallatseja lähenemiskeelu menetluse kontekstis koos istungile minema ja see on täiesti vabalt seadusest välja loetav, aga millegipärast me ei ole seda üldse praktiseerinud. Et miks me seda ei tee ja nii mõneski küsimuses oleks vaja lihtsalt läbi rääkida ja võib-olla ka head tavad kirja panna ja et selles mõttes, kui Riigiprokuratuur on siinkohal paadis kõrge riski küsimustes, siis kindlasti on sellest tohutu abi. Et selliseid väikseid samme me üritame teha. Ja Eestis kindlasti on prokuratuuril hästi palju kaasa rääkida, et kuidas kohustega nagu mõjutada või milliseid ettepanekuid kohtule teha. Et võib-olla kõikides riikides ei olegi nõnda, aga kokkuvõttes ka just nagu kõrge riski küsimustes me oleme näinud seda,
et kui see esmatasandi spetsialist ja kohus on need nagu ütleme niimoodi kõige vähem teadlikumad, et siis see tõmbab sellele tohutule tööle, mida kõik teised seal vahepeal teinud on selle vee peale. Et see on jama. ja ma saan lihtsalt kõrvale öelda, et kui riigi, ütleme, et kõigis süsteemides, mis on tulnud meiega aegapidi kaasa, sest see on ju olnud päris pikajaline ja tõsine aktiivne töö selleks, et kuulama panna neid inimesi, kes töötavad ametites, kes aeg-ajalt ütlevad, et kuule, et sa MTÜ-na ei tule mulle ütlema, kuidas mina oma tööd teen, siis üldiselt on olnud niimoodi, et kui organisatsiooni juhtkond on muutnud oma hoiakut, siis organisatsioon ka hakkab muutuma, see läks prokuratuuris, see läks politseis ja tegelikult kohtunikud ongi praegu sellised, nad käivad meil koolitustel, meie inimesed on koolitanud neid, nad on hästi asjalikud ja aktiivselt võtavad osa, kui ta läheb kohtusaali tagasi, palju ta sellest rakendab, seda me ei tea. Et me loodame, aga ega see praktika nagu kõige rõõmsameelsem ei ole, see, mida sa, Hanna-Liisa, ütlesid, et näiteks nüüd, mis COVID tegi Veivi riikides, olid huvitavad, et on parimad asjad, mis juhtusid tänu sellele, et inimesed olid isolatsioonis ja halvimad, ja üks hea näide oli sellest, kui Austrias võimaldati kohtule esitada meili teel lähenemiskeelu taotluseid ja kohus sellega kiiresti operatiivselt rahuldas meili teel. Et need on asjad, Eestis meil öeldakse siiamaani naistele siin meil ka, et sul ei ole ju midagi viga, et see oht elule pole tõendatud ja sa oled täitsa elus veel, sul pole vaja. No nii, ja siis tahad sa veel midagi lõpetuseks öelda? Ma ütlen seda, et kõige tähtsamad on teadlikud inimesed ja sellel teemal, see on ebameeldiv teema, see on halb teema, sellest ei taheta rääkida, ei taheta kuulda, aga sellel teemal saab rääkida hästi erinevatel viisidel ja kasutades erinevaid meediume selleks, et meie Pärnus oleme võtnud kultuuri oma nagu selliseks ratsahobuseks, et me oleme koostööd, teeme kunstnikega, teeme teatritega, meie naised on käinud laval, sest me ei taha neid enam, neid pisaralugusid väga ei kuulda, näha, ega neid on juba olnud, see töö on tehtud. Et kui siin Kristiina näitas seda kollast raamatut Vangerdused, siis et kui nüüd mõelda seda, et sellise raamatu on välja andnud üks naiste tugikeskus, see on meie välja antud raamat ja selle on kirjutanud, eks ole, kaasaegne kirjanik Jan Kaus ja siia on teinud Flo Kasearu, kaasaegne kunstnik pildid sisse, siis see on ka töö, mida peab tegema selleks, et tõsta inimeste teadlikkust, et nad loevad, ütleme, ulmelisi olikord mees muinasjutte, et need raamatud ei tule raamatupoodi müüki, nii et kui teil vähegi soov on, siis ma teen müügitööd ka, et neid on täna siin võimalus endale soetada, et niimoodi tuleb sellest teemast annab rääkida rohkem kui ainult plakatitega ja kuna see on meie ühiskonnas sees, siis on täiesti normaalne, et kultuur ja kunst räägivad ka sellest asjadest, et see on see kommunikatsioon igal tasemel, siis ei ole vaja väga palju tegeleda ka võib-olla vägivalduritega, kui on teadlikud inimesed, kes hoiavad neist eemale. Aitäh, Enutiga me ei jõua iga päev tegeleda naiste vastase vägivallaga ja usaldame teid, aga me tuleme alati kaasa, kui nagu kutsute ja annate märku ja kui me saame kuskil midagi teavitada, kaasa aidata, oleme valmis ja õnnelikud seda tegema. Aitäh teile, tore, et tulite, võtsite aega ja siis hoiame kokku. Kas ma võin korraks? Ahaa, jaha. Ja ma tahaksin väga tänada Tallinna Ülikooli, tahaksin tänada Enutit ja Reeta sind, et mul on esmakordselt võimalus just niimoodi esineda virtuaalselt ja kuulata ja näha teid kõiki. Aitäh! Väga tore, sest tõesti meil oli alguses plaanis korraldada see konverents siin siseõues, mis on korda tehtud ja selgus, et siiski see ei ole kõige parem mõte.
täna hommikul kell 6 mõtlesin ma seda veel kord, kui oli äike ja ei teadnud ma, mis ta teeb lõunaks, see ilm. Ja me õigel ajal kolisime siiski saali, aga tõesti, see on ka meile esimene kord, kus me saame katsetada hübriidkonverentsi ja eks me pärast teeme selles osas oma kokkuvõtted ja oleme kogemuse võrra rikkamad, aga tundub, et see ikka töötab, isegi need, kes siin vahepeal teadsid, et ei, nad peavad ikka tööle minema, aga nad sealt ikkagi ühe silmaga piiluvad või kuulavad meid. Nii et see on päris põnev, kuidas tulevikus siis niisugust konverentsi korraldada. Aitäh! Ja kõigile teile ikka ka need